Tervist! Ilusad järjekordset esmaspäeva teile ja täna meil on natukene erilisem esmaspäev. On 2. september, uued algused. Paljudel kindlasti lähevad lähedased kooli, lapsed kooli, võib-olla ise hoopis alustad mõne uue projektiga või mõnda uut asja õppima. Nii et selle puhul me keskendume tänased disainiminutid teemale, kuidas õigesti õppida. Ja Human Designis on tegelikult päris palju elemente, mis sellele viitavad, et üks on kindlasti sinu energiatüüp, millest me hiljuti jagasime ka ühte postitust, et kuidas olla oma energiatüübi järgi produktiivsem. Aga see ei ole ka kõik, et see läheb tegelikult väga detailidesse Human Designiga, kuidas sinu aju ja kognitiivne mõtlemine ja funktsioon ja informatsiooni vastuvõtmine toimub. Need on need noolekesed siin kõrval ja kutsutakse ka variaabliteks. Jah, et kui me olemegi tavapäraselt, ma arvan, et me ise ka oleme päris palju keskendunud rohkem sellele, kuidas meie keha võtab informatsiooni vastu, et meie sõnumid tavaliselt on olnud just sellele suunatud, et kuidas sinu keha sinuga suhtleb, kuidas sa tajud oma emotsioone ja kõik need erinevad keskused, aga tõesti tegelikult ka just selle kognitiivse poole pealt, ehk siis, et kuidas meie aju toimib, kuidas on meie tähelepanu, keeleõppe, mälu, taju, kuidas meie loovus toimub, kuidas toimub probleemide lahendamine ja suures plaanis siis kuidas toimub nii-öelda nagu õppimine, ka seda kõike tegelikult Human Design selgitab väga hästi ja võib-olla siin paar nagu esmalt kohe see näide ka, et kindlasti teate inimesi, kes kui nad reisivad kuskile või nagu elavad ka ajutiselt kuskil välismaal ja kui kiiresti mõni inimene on võimeline ära õppima selle keele ja kultuuri, et justkui nagu ta ei teegi nagu mitte midagi, ta lihtsalt on seal ja ta tuleb tagasi ja tal on omandatud see keel täielikult ja siis on need inimesed, kes elavad 20-30 aastat kuskil riigis ja nad isegi elementaarselt aitäh ja taega ei oska öelda. Et jah, seal kindlasti on see tahte küsimus ka, eks ole, aga ka Human Design tegelikult väga täpselt oskab selgitada seda, et kus see tuleb, et kas sul on soodumus nii-öelda keskkonnast lihtsalt imeda informatsiooni endasse või sa pead vaeva nägema ja õppima midagi, et sul ei hakka niisama külge. Et seda me saame vaadata. Aga täna omadest kogemustest me lähtume just ja räägime nagu neid kogemusi õppimise vallas. Ja võib-olla kui enne, kui me sinna noolte juurde lähme, siis korraks rääkida ka sellest energiatüübi poole pealt, et just enda kogemusel siis mina kui manifesteeriv generaator, et mulle tegelikult kooli ajal on samamoodi, kui kooli struktuuri vaadata, siis on väga palju erinevaid aineid ühes päevas, et see mind väga toetas, sest ma ei jaksa keskenduda ühele teemale väga palju, ma ei jaksa seda lõpetada, mulle meeldib see hüplev selline graafik, mitu erinevat tundi ühes päevas. Mäletan, et mu jaoks oli väsitav, kui oli näiteks 2 tundi järjest, et mulle meeldis see vaheldus, rikkus. Aga võib-olla see kõige keerukam küsimus, mis minu puhul oli, see nüüd ei ole, see on seotud mu selle avatud südamekeskusega, et ma tahtsin igas asjas olla kõige parem, väljapaistev ja ma hindasin ja siiamaani see on midagi, millega ma tegelen, et seda enda väärtust, et ma ei baseeruks seda sellele välisele pingutusele või sellele, et kui ma saan head hinded, siis ma olen väärt midagi, et see peab tulema sisemiselt, aga kuna minul siin ei ole seda sisemisest stabiilset energiat, siis tihtipeale see konks on minna välja poole ja ka õppimisel. Just mul oli hiljuti üks nõustamine, kus see noor naine lõpetas või keskkooli, et see küsimus just samamoodi tal oli defineerimata süda, et kas sa õpid iseendale, kas sa õpid sellepärast, et sind huvitab või sa õpid sellepärast, et enda väärtust nii-öelda tõestada või tunda ennast kuidagi rohkem väärtuslikuna. See on selline põnev asi, mida te võite vaadata, kuidas teil südamekeskus on, et minul endal ka samamoodi, et tegelikult see on defineerimata ja mida me ka jagasime oma Instagrami stoorides mõlemad, eks ole, et küll erinevatel põhjustel, erinevatel motivatsioonidel, aga me mõlemad olime need viielised, ka tõesti 12 klassi, kõik olid nagu kõikides ainetes maksimum, eks ole, et sõltumata sellest, kas need ained meeldisid või ei meeldinud, aga see pingutus, tahe olla ka igal pool nagu esimene, olgu see siis minu jaoks kas näiteks käsitöö või olgu see kuskil spordis või olgu see matemaatikas või keemias, kõik ained ma pidin nagu kogu aeg
pingutama ja võib-olla lihtsalt see erinevus, et kuigi väljapoolt võib-olla tundus, et me mõlemad oleme need tuupurid, õppijad, aga lihtsalt võib-olla selle vahega, et minu jaoks kui projektori jaoks, kellel ideaalselt sellist aktiivset tegevust on ainult võib-olla 3-4 tundi päevas, siis seal 12 tundi kogu aeg olla nagu selles mõttes 12 tundi, et me olime koolis, eks ole, 8-4, siis ma tegin veel laulukoori, siis mul olid erinevad trennid ja siis ma tulin koju ja siis ma õppisin, ehk siis, et isegi 12+ tundi aktiivset tegevust päädis sellega, et olid meeletud peavalud ja lõpuks noorena pidasin nagu kehaliselt nagu vastu, aga ütleme, et seal 7-8, sealt need edasi, siis ka tegelikult see, et mul lihtsalt ei jaksanud, harjumus oli sees, aga ma üldse ei saanud aru, et miks ma ei jaksa nii palju teha ja see oli lihtsalt nii suur koormus vaimselt ja füüsiliselt ja ma ei saanud tegelikult enne aru, kui läbi põlenud ma olin kooliaegselt, ma lihtsalt mingit viimaste aurude peal kogu aeg, siis kui ma jätsin 2 aastat vahele pärast gümnaasiumi lõppu ja sain aru, et vau, nagu nagu miskit on täiesti teistmoodi. Et täna ma tean nagu raudselt, et inimesed, kes, kui meil käivadki koolilõpetajad või siin kooliealised, kellele toredalt vanemad on kinkinud, eks ole, need nõustamised, et see on esimene asi, mida nagu ma projektoritena saan nagu nõu anda, on see jällegi seda, et sa ei pingutaks üle, et see väärtus ei seisne selles, kui palju sa teed, vaid millise väärtusega sa õpid. Ja see ongi see koht ka, kus me täna natukene ilmselt räägime seda, kuidas siis õigesti õppida, et mitte valesti, mitte koormata, mitte et see oleks stress sinu jaoks. Ja kuidas see võib-olla loomulikult sa võtadki infot vastu, et kui minnagi selle ühe esimese noolekese juurde, mis minul ja Kail mõlemal on vasakule. On vasakule või? Jah, vasakule. Mul on täielik probleem vasaku paremaga, nii et kui ma ajan neid sassi, siis ärge pahandage. Ja see tähendabki, meie aju on mõlemal aktiivne. See tähendab seda, et esiteks meil on vaja pidevat sellist nagu uut informatsiooni, uus informatsioon, õppimine käivitab meid, see toidab meid. Eile ka ma kell 10 õhtul leidsin ühe huvitava video ja siis see lihtsalt, see paneb elama, et see võibki januneda tegelikult nagu rohkem info järgi. Aga kuidas see talletub ajus, on see, et kui on olemas konkreetne fookus, kui on olemas konkreetne eesmärk ja konkreetne selline nagu enda siht, nii et selles osas selline ütleme, et tubli õpilase või tuupuri süsteem, me istusime sinna ideaalselt, sellepärast, et meil oli eesmärk saada häid hindeid, see oli pluss andis seda välist kiitust ja siis meie aju võtab selle süsteemi, mul on see eesmärk, ma õpin selle ära ja mul tekivadki, ma panen need nagu selle informatsiooni vastavalt enda süsteemidesse. Aga kui mul ei teki seda enda süsteeme, kui ma ei tööta neid süsteeme läbi, siis niisama olles mul on mitte võimatu, aga minu aju ei võta lihtsalt infot ja ei talleta seda. Et kui keegi räägib mulle näiteks, ütleme, toome ajaloolise näite, mu isa on mulle kui palju rääkinud maailma ajaloost, mul ei ole mitte midagi meeles, sest mul ei ole konkreetset fookust või sihti, millega seda siduda. No mul ka, ma arvan, et ülimalt ma olin nagu koolis, selles mõttes oli nagu mul lihtne nagu õppida, sest et seal oli, sa õppisid peamiselt kogu aeg ainult kontrolltöö jaoks. Kõik olid nagu pakendatud, struktureeritud, sa keskendusid ühele ainele konkreetselt, sa õppisid ära, mu aju nagu õppis õpikute järgi ja me kirjutasime kogu aeg ja nagu töötlesid, ehk siis mis ongi see aktiivne õppimine, ehk siis sa kogu aeg aktiivselt töötad selle informatsiooni läbi ja siis ongi, et minu jaoks justkui see eesmärk oligi see, et eksam ära teha või mingi kontrolltöö ära teha, ma õppisin selle jaoks, selle struktuuri nii-öelda nagu ära ja tänu sellele oligi siis tegelikult nagu õppimine ühtepidi nagu hästi lihtne. Aga vastupidiselt näiteks, kui sul on see ülemine nool siis paremale poole, siis fokuseerimine ja struktuuri loomine on su ajule lausa valus. Miks ma seda ka eriti hästi tean, on see, et mu emal on see teisele poole ja kuna me oleme ise koos alustanud nii palju uute asjade õppimist ja käinud koos seminaridel, siis
ma saan aru, et kuidas mulle nagu, et kui on igasugused tabelid ja igasugused joonised ja kõik selline asi, et ma pean fokusseerima midagi, siis mulle tuleb see hästi loomulikult. Tema jaoks näiteks ongi mega keeruline, kui ma talle õpetan, kuidas Instagrami kasutada. Ma võin talle seda 10 korda selgitada, kuidas seda teha, aga nii kui ta peab fokusseeritult tegema, siis ta aju on, tal tuleb nagu plokk peale täielikult sellega. Aga kuidas tema näiteks õpib, ongi see, et mööda minnes täielikult, et kuulates, olles selles keskkonnas, tajudes ja lihtsalt nagu võttes seda informatsiooni ilma konkreetse fookusega, sest et see paremale poole nool on relaxed, ta tahab nagu sellist mitte fokusseeritud, mitte pingestatud olukorda ja siis oled sa justkui nagu svamm tõmbab nagu kõik endale sisse. Jah, ta on nagu iseloomult selline voolavam, passiivne, öeldaksegi aktiivne on siis vasakule, passiivne on paremale on ka selline naiselikum, voolavam, mehelikum on siis vasakule fokusseeritud, struktureeritud. Et näiteks need õpilased ka, kellel on just see nool on siis paremale poole, et siis selline traditsiooniline koolisüsteem, kus sul ongi vaja võib-olla mingis konkreetseks asjaks luua oma need strateegiad, fookused, õppida just selleks, no see on neile väga loomuvastane, aga just vastupidiselt, nagu Kai ütles ka, nad haaravad seda infot hoopis mööda minnes ja niimoodi, et tegelikult nad oskavad, need nagu sellised seosed või see loogika tekib neil peas automaatselt. Kui meie peame tööd ja vaeva nägema, et seda loogikat enda ajus tekitada, siis neil vastupidiselt see tekib automaatselt. Aga see tähendabki seda, et neil ei ole võib-olla seda nagu sellist täpselt seda endal seda struktuuri, et õpetad ühe asja enda arust väga loogiliselt neile selgeks, aga neil see nagu kuidagi hõljub minema. Et mul isal samamoodi, mu isal on see ka nagu sul emal paremale. Ma olen talle vist, ma ei tea, 20 korda õpetanud, kuidas copy-paste teha ja see ei saa selgeks. Aga no täpselt sama, kui me räägime mingist ajaloost asjadest, siis no, ta lihtsalt haarab seda infot mööda minnes või mingeid teadmisi. Ta on täiesti nagu selles osas selline elav entsüklopeedia, et see info tuleb ja haagib ennast kuidagi nagu loogilisse jadasse hoopis teistmoodi. Ja mul on näiteks ka samamoodi üks sõber, kellel on kõik nooled siis paremale ja ta on Tuneesiast, ta oli 4 aastat Eestis ja kui me rääkisime sellest keele näitest, eks ole, ta räägib eesti keelt ja niimoodi, et ta saab aru ja suhtleb nagu täiesti loomulikult ja ta ei ole kuskil tunnis käinud, et see ongi lihtsalt mööda minnes üles korjatud eesti keel. Kuivõrd mina näiteks, et oligi, ma elasin Hispaanias või kas või inglise keelega, no mul oli võimatu seda selgeks saada ja siis millal ma inglise keele tegelikult nagu väga hästi omastasin, oli siis, kui ma läksin ülikooli ja mul oli vaja konkreetselt kirjutada ja õppida ja see endale selgeks teha, sest mul oli seda praktilist kasutust vaja. Seega ma panin sinna aja sisse, et luua endale see struktuur ja läbi töötada. Et see on täpselt see aktiivne aju, sul on vaja iseenda ajus need ühendused luua aktiivselt, et see ei hakka niisama passiivselt külge. Jah, ütleme, et selle samamoodi ka näiteks minu ema näitel, et keeleõpe, et kuigi ta, ütleme, et selles mõttes, et ta ei tea nagu grammatikast, mitte midagi inglise keele grammatikast selles mõttes, aga kui tal oli elukaaslane, kes oli, nad omavahel suhtlesid inglise keeles, siis tegelikult aastaga õppis ta ära selle ilma, et ta teaks, mis iganes past tense, future tense, mis igasuguseid asju, eks ole. Ja see hakkas talle niimoodi külge, eks ole, ta on võimeline täna inglise keeles, juba paar aastat hiljem ta oli võimeline inglise keeles esinema, rääkima, kõike nagu tegema, et see inglise keel nagu lihtsalt imbus talle sisse. Ja samal ajal nagu mina, kes ma olen koolis õppisin 9 aastat prantsuse keelt, siis tegelikult ma oskan struktuuri, seal oligi näiteks ma saan aru, kuidas ma oleks pidanud tegelikult tol hetkel nagu teistmoodi õppima ja seda nagu läbi töötama, et ma õppisin hästi palju nagu lihtsalt mäluga, ilma nagu seoste loomist, mul on struktuur, et ma võin siiamaani praktiliselt kogu selle prantsuse keele mingi grammatika sulle panna tulpadesse ja see mälu on seal nagu olemas, aga et seda informatsiooni sealt või seda keelekasutust nagu sellisel kujul sealt ei tule. Et täna nagu ongi näiteks inglise keelega on selles mõttes tunduvalt lihtsam, et mul on see struktuur ka paigas, aga ma tean ka täna, kuidas enda jaoks nagu, kuidas ma seda kogu aeg aktiivselt nagu ka kasutan ja õpin seda ja
ka inglise keel mul tegelikult nagu, mul ei hakka uued sõnad külge niisama mööda minnes, mingeid sarju vaadates, videosid vaadates, ma pean õppima ära selle keele, ma pean mingid sõnad nagu paneme kuskile tabelisse, õppima, pühendama aega ja energiat sedaks, et see nagu mul omastuks. Nii tõsi, ma just tõdesin, et mul on nii palju öeldud, et mis asja, sa elasid ju 4 aastat Inglismaal, kuidas seda sõna ei tea? Ma ei tea seda, kui ma ei ole seda kirjapildist näinud, kui ma ei ole seda enda jaoks selgeks õppinud, kui see on lihtsalt mööda minnes kasutatud, see ei jää mulle külge. Ja sellepärast ka, et võite enda õppimise puhul ka hästi tugevalt arvestada, suure tõenäosusega tuleb juba loomulikult, aga hea on teadvustada, et need inimesed ongi, kui sul on see siis vasakule, siis näiteks olenevalt ka sinu tugevamatest meeltest läbi kirjutada kõik asjad, nagu minule meeldib teha endale tabeleid, enda süsteeme, ma pean läbi kirjutama, võib-olla sa pead selle hoopis läbi rääkima, võib-olla sa pead näiteks seda edasi õpetama, et mis iganes see meetod just sinule sobib, aga sa pead selle kuidagi nagu läbi töötlema. Kuivõrd need inimesed, kellel on siis paremale, siis see protsess ei ole sugugi nii oluline. Siin võib ollagi näiteks, et sulle sobib õppida hoopis audioraamatut kuulates või seda, mis iganes videod kuulates, mööda minnes. Ma mõtlengi, et sa saad tõenäoliselt, nii nagu meiega oleme teinud, eks ole, et kui me vaatame, õpime mingeid uusi videosid, me peame kirjutama läbi samal ajal, mitte ei ole lihtsalt see, et sa istud ja kuulad 4 tundi mingisugust loengut ja siis sa suudad seda järgi teha. Jällegi need, kellel on paremale poole, nendel tõenäoliselt on lihtsam, kui inimesed räägivad erinevate lugude kaudu ja ei näita slaide ja jällegi minu ema, kes on võimeline pärast seminare nagu jagama kogu seda informatsiooni, mida vähem seal oli tabeleid, mida vähem seal oli struktureeritud informatsiooni, seda rohkem ja paremini ta oskab seda nagu kõik edasi anda. Ja mina jällegi, või nagu me oleme rääkinud sul ka, eks ole, me võime kuulata 4 tundi mingit informatsiooni ja kui seal on inimene, kes lihtsalt räägib ilma slaidideta, siis jäävad meelde ainult mingid asjad, mis tekitavad kuskil mingi emotsiooni, aga nagu läheb päev mööda ja oli nagu see, et ma isegi mäletan nagu, mitte midagi ei suuda nagu öelda, et mida ma sealt siis 4 tunnist kuulasin. Ja võib-olla meie koolituste puhul te olete ka tähele pannud, et kuna meil mõlemal on see siis vasakule, siis me alati mõtleme oma struktuuri hästi hoolega läbi, paneme slaidid, mõtleme, et okei, see aitab seda omandada, et nagu see tuleb, meile on see nii vajalik ja sellepärast me paneme ka rõhku, et seda siis edasi anda. Aga võib-olla rääkida veel natukene ka sellest järgmisest noolest, mis on siis seedimisega, keskkonnaga seotud, praegu oli seedimisega, ehk siis ongi seedimine, seda kutsutakse seedimisega, aga see ongi see, et kuidas su aju siis informatsiooni seedib. Ja siia juurde, kui korraks kiiresti rääkida, siis tegelikult käib ka toite, et human designi perspektiivis toit on informatsioon ja see, kuidas sa toitu siis toitud, see on ka see teatud viis on sinu kehale, sinu ajule kõige loomuomasem see tänu, kui sa niimoodi seda kuuled, siis lihtsalt sinu kognitiivne potentsiaal saab kõige paremini avalduda. Ja meil on samamoodi see siis vasakule, ehk siis kui nagu räägitud, see on struktuur, ehk siis meil aktiivne aju, meil sobib, kui meil on konkreetsed nagu kellaajad, rutiin, millal ka toituda. Et kuivõrd, kui sul on siis teisele poole, siis tegelikult seal sulle sobib näiteks paastuda, kuulata oma keha, millal sa tahad süüa ja seal sind võivad just vastupidiselt, et ütleme, et iga hommik see kell, lõuna täpselt see kell, õhtusöök see kell võib olla häiriv, sest sinu keha ütleb sulle väga konkreetselt, millal sa vajad süüa ja sul võib olla see palju nagu voolavam ja sa peadki seal olema paindlikum. Et jah, seega informatsioon on nii toit kui ka õppimine, et see on see, et kuidas sa siis seda infot seedid. Aga kui rääkida siis sellest keskkonnast, ja siis need meil on täna ka erinevad. Need on vastupidi, jah. Nii et Kai antud juhul on see samamoodi siis see struktureeritum, aktiivsem ja siin mina olen passiivse poole peal. Sul on hea näide selles mõttes see konflikt, mis sul oli vaata, et mis sa ütlesid, et sa oled see manifesteeriv generaator, kes justkui peaks olema väga palju energiaga, aga samal ajal sa oled laisk, nii öelda. Tõsi, see kutsutakse, ma ei tea, kas couch potato eesti keeles on mingit head sõna või? Kas saate aru? See, kes lebotab diivanil, selline oleskleja, et tihtipeale kutsutakse, et kui sul on see siis paremale, et siis sa oled selline oleskleja ja tõesti ma
olen enne kui ma seda informatsiooni teadsin, ma tihtipeale just ainult kui rääkida siis energiatüübist, ma mõtlesin, et ma olen manifesteeriv generaator, ehk siis minul on seda energiat rohkem, ma olen sihuke nagu tulesõde rohkem, kuivõrd Kai projektor peaks olema väsinu. Aga kui me vaatame nagu enda tegevuskava või päevaplaani, siis no mul on vaja seda lihtsalt laisklemisaega ja see laisklemisaeg tähendab seda, et mul on füüsiliselt vaja olla passiivne, ehk siis ma lebotan oma diivanil ja mul mõte võib töötada, ma võin olla nagu aktiivne, aga mu füüsiliselt ma pean olema passiivne. Minu ideaalne keskkond soodustab mind olema passiivne ja see on see tegelikult, kuidas ma saan ka aidata endal õppida, et kui ma üle koorman enda keha füüsiliselt, siis tegelikult ma ei suuda informatsiooni vastu võtta. Kuivõrd sinu puhul on vastupidi, et kui sina oled oma ideaalses keskkonnas, siis sa käivitud, on ju? Ja siis ongi see, et kui mingil hetkel ma õpin nagu nii palju, mul ei ole aktiivset väljundit sellele, siis on ka üks nagu viis, et miks mul tekib nagu see ülekoormus ja mis ka tõenäoliselt koolis oli see, et informatsiooni, nii palju informatsiooni ja aktiivne, et see ülemine osa tahab kogu aeg uut informatsiooni, midagi aktiivselt teha ja siis on ka see keskkond, et enamasti ongi, et ma olen loonud endale sellise keskkonna, mis mulle endale meeldib, et seal ja kui ma olen selles heas keskkonnas, kas näiteks siin, eks ole, kui me teeme tööd, siis mul on see, et iga idee on see, et seda peab kuidagi jagama, sellest peab mingi postituse tegema või selle peab kuidagi niimoodi jagama, et mu aju on automaatselt kogu aeg genereerib midagi. Ja see on ka üks põhjus näiteks, miks mul on hästi lihtne teha storysid või üleüldiselt nagu hästi kiiresti toota mingit seost või et kui ma kuskil midagi näen, ma pean selle nagu kohe ära tegema, ma pean selle kohe aktiviseerima ja siis tuleb seal see konflikt, et ma projektorina, mul ei ole füüsiliselt kehas nii palju energiat, et kogu seda ideed ja seda aktiivsust, mis mul siis nii-öelda nagu peas on, seda kogu aeg nagu teha, sest ja siis ongi, et kui ma mingil hetkel jällegi füüsiline keha vajab puhkust projektorina, et ka on see analüüsi pool, eks ole, mul peab olema seal mingisugune väljund, mingi ettevõte, see on ka see, et miks ma tavaliselt ei ole suutnud ainult ühes nii-öelda nagu palgatööd teha või ainult ühte projekti, mul peab olema palju erinevaid asju, sest et sel hetkel, kui mul on see projektorina tulenev analüüs ja nagu see nii-öelda diivanil olek, mis on ka mulle väga oluline, aga lihtsalt teise põhjusega, et see diivan olek on see, et ma lähen täiesti, võin hulluks minna, ma lähen täiesti nagu kehaliselt täiesti nagu niimoodi vappesse, kui mul ei ole nagu mingit mentaalselt kuskile midagi seda informatsiooni niisama nagu analüüsida või mingit sihti, mingisugust fookust, et kui ma olen õppinud näiteks midagi mega ägedat, oligi näiteks ka human designiga, kui mul on kogu see informatsioon sees ja mul ei ole seda kuskile nagu väljenduda, siis ma olen nagu see, kes on selline nagu närviline jänku kuskil, eks ole, kellel on kogu aeg nagu nii palju vaja midagi teha, aga samal ajal see ei ole see füüsiline, et tihtipeale võib-olla generaatoritel ja manifesteerivatel generaatoritel on see, et neil aitab jooksmine või füüsiliselt seda energiat nagu vähendada, aga projektorina on ka see, et sul füüsiliselt ei ole seda jaksu, et seal on see mingi väike nagu konflikt õppimises ja mida mina siis teengi, ongi see, et mul on mitmeid erinevaid projekte ja kuna mul on vaja kirjutada ja joonistada, siis ongi seda, et vahel ma lihtsalt kirjutan täna mingeid ideid ja projekte nagu tuulde, et lihtsalt see endast nagu välja saada. Sa ise ilmselt tead ka, et kui me koostööd teeme, eks ole, et neid väljundeid on nii palju ja siis sa aitad kogu aeg, et võtame vähemaks, eks ole. Ja just, sest minul on see, et mida ma ka tajun, et tihtipeale ma olen see, et see ei ole praegu vajalik või oot, paneme selle kõrvale, sest ütleme, et ongi minu keskkond ka või minu õppimusprotsess. Ma õpin ainult siis, kuna mul on see aktiivne, ma õpin siis, kui mul on fookus ja siis ma olen väga aktiivne ja mu aju on aktiivne ja ma aktiveerun. Aga minu keskkond on täpselt see, mis mind tegelikult nagu maandab. Kui mul ei ole võimalik selles osas, et siin tuleb mul natuke see element sisse, et ma näen seda, et see laiskuse element, et kui seda ei ole vaja, siis ei ole seda mõtet teha. Et olla selles osas passiivne ja usaldada seda, et võimalused nagu või asjad tulevad ise sinuni, et kõik ei pea töösse panema. Et siin on neid kihte on nagu nii tohutult palju. Et see on ka väga-väga huvitav ja tõesti mina näiteks füüsiliselt tajun, et kui ma ei saa päevas, kui mul on aktiivsed päevad ja siis ma ei saa seda diivanil lösutamise aega, siis ma jään haigeks ja seda ma jäin nagu noorena tegelikult väga palju, sellepärast et see manifesteeriv generaator hullult tahtis kõike kogeda, teha ja nii edasi, aga mul on vaja seda, et minu keskkond mind
mul oleks see maandus. Ja võib-olla üks asi veel, kui rääkida sellest seedimisest veel, siis siin tuleb ka mängu see mis on sinule nii-öelda siis ka toidu puhul loomomane seedimine, aga see mõjutab ka õppimist. Et minul on siis rahulikke, mina õpin ja toitun kõige paremini, kui mul on ümber rahu, ehk mul on see rahutunne, mis tihtipeale õppimise puhul minul väljendub sellega, et ma ei suuda õppida, kui on ümber palju sagimist, ma ei suuda õppida, kui näiteks muusika mängib, mul peab olema nagu vaikus ja rahu ja kuivõrd sinul, eks ole, sul see, ütleme, et see väline ei ole, ütleme, et see ei ole nagu nii oluline, see, kas see heli on või ei ole, aga mul on just see visuaalne pool, et mul peab olema nagu ilus ja mul peab olema nagu korras. Ma üldjuhul ka tulenevalt sellest, et mul on see aktiivne pool, eks ole, mulle pigem meeldib, kui mul on see nagu atmosfäär ja muusika ja kõik nagu sellised elemendid, et ja sul tuleb natukene, ütleme, et see ideaalne keskkond ka, mis sind aktiveerib. Ja köögid. Et köögid, et see köögid on ka selline nagu või sulle meeldib, kui on natukene sagimist ja melu ümber ja siis see aktiveerib sind ja aitab sul paremini õppida, kuivõrd minul mul ei ole seda seost, et siis on ka, ma olen täheldanud tihtipeale, kui Kai on mingi paneme muusikat, no okei. Oleneb, mida me teeme, eks ole, et kui on vaja keskenduda, siis me tihtipeale teemegi, et üks on ühes toas, teine on teises toas ja toimib väga hästi. Et samamoodi siin lihtsalt vaadata ka, et kas või laste puhul või oma lähedaste puhul või ilmselgelt iseenda puhul ka, aga et olla mingi, et ei, et pane, või ma mäletan kooliajast ka mõned õpilased tahtsid kõrvaklapp või muusikat kuulata tunnis. See võib olla ka see, et nad ei viitsi tunnile keskenduda, aga mõnel inimesel tegelikult ongi see siuke, et tausta müra nii-öelda aitab temal õppida ja infot vastu võtta. Et siin taaskord see tundub täiesti ebaratsionaalne või ütleme tavapäraselt teistpidi, aga meie ajud ongi erinevad ja toimime erinevalt. Ja siin ongi see, et ka, et ma arvan, et ma täna olen, vähemalt mina oma protsessis olen nagu üsna teadlik, ongi, et ma saan aru, et kui mul on vaja mingit uut informatsiooni näiteks hankida või võtta vastu, siis mulle sobibki, ütleme, et ma tean, kuidas siis nagu õppida, kui mul on vaja reaalselt midagi ära õppida, kui mul on aega rahulikult, siis kuidas ma siis nii-öelda nagu õpin midagi. Ja üks näide, mis natukene tuleb minul sellest seedimisest, on see, et täna ma tean, et kui mul on kiire näiteks lihtsalt mu eelnevast kogemustest, et kui mul on näiteks vaja lava peale minna ja esinema ja on mingisugune informatsioon, mida mulle antakse eelnevalt nagu näiteks 5 minutit enne lavale minekut. Kui enne seda ma olen näiteks oma ettekande jaoks, ma olen kõik läbi kirjutanud, ma olen protsessinud, ma olen selle nagu võtnud selle aja, et see nagu läbi seedida. Ja siis on see, et see tuleb see mingi lühikene informatsioon, mida mul ei ole võimalik nagu juuri alla kasvatada, mul ei ole võimalik, mul ei ole seda aega 5 minutiga, eks ole, mingit uut informatsiooni, siis seal ma tean täna, et ma saan nagu täielikult usaldada oma seda visuaalset nägemist, ja siis on see outer vision või väline nägemine, ja siis ongi see, et ma lihtsalt fikseerin silmadega ära selle informatsiooni, mul jääb see nii kergesti meelde, ma olen võimeline minema lavale kogu selle teksti mingi uue informatsiooni ette andma, teadmata tegelikult, mida see tähendab, loomata mingisuguseid seoseid. Ja siis, kui see hetk läheb mööda, siis see läheb nii-öelda nagu ära, ongi olnud neid olukordasid, kus pärast video pealt vaatad, et nagu, mida ma räägin, nagu kas olen mina, kes seal kõiki neid asju räägib, sest et ta ei ole mitte mingisugust nagu juurdumist tekkinud selle informatsiooniga. Ja jällegi lihtsalt uues näide mu emast, kellel on see vastupidi, tal oli nii keeruline aru saada, et miks ma pean nii nagu, sa ju kuulasid, mine jaga, räägid, kuna me tegime hästi palju just avaliku esinemisega tööd ja tal oli nagu lihtsalt niivõrd lihtne, ta kuulas ja ta võis selle edasi rääkida, eks ole, veel mingisuguste oma seostega. Kui mul visuaalselt ka veel ei olnud mitte millegile toetuda, siis see võiski olla nagu mingis hiina keeles on ju, ja ma ei suuda seda kuidagi moodi nagu edasi anda. Et täna ma nagu tean, et kui mul on aega, kuidas ma siis õpin, kui mul on vaja nagu süvenenult midagi teha, aga kui mul aega ei ole, siis ma toetun nagu oma sellele teisele aspektile nii-öelda. Ja see tulebki tegelikult ka siit noolest, eks ole, sama väline nägemine, see mainisid, see tugevam meel, see tuleb sellest toonist, siit selle noole toonist ja minul on see lõhn
ja tõesti, see on nagu uskumatu, kuidas erinevad lõhnad võivad aidata mul keskenduda või noh, ka lõdvestuda ja nii edasi. Aga kui mul on vaja õppida, siis rosmariini ja sidruniõli, ma panen 2 tilka ja mul lihtsalt nagu lähme ja keskendumine on nii paigas, et ma ülikoolis kasutasin seda ka nii palju, sest no kasvõi kui oli pikki päevi vaja teha ja kohvi ei jaksanud juua, ei olegi hea, siis ma panen 2 tilka õli, nuusutan ja töötab, et selles osas on tegin seda mingi vahe juba nagu keskkoolis ka intuitiivselt, aga nüüd teadvustades seda, et seda saab päriselt ka siis tööle panna enda jaoks, nagu sinul on, eks ole, see väline nägemine, et sa tead, kuidas su aju võtab seda infot niimoodi pildina ja saad seda teatud hetkedel siis kasutada. Jah, et selles mõttes ongi, et nagu kui sa tead neid nüansse, esiteks just nagu õppimise kontekstis, siis ma arvan, et ma täna olen nagu väga palju aega kokku hoidnud, teades, et kuidas ma nagu informatsiooni omandan ja ma tean, et minu jaoks aja raiskamine on lihtsalt mingit videot niisama vaadata, et ma mul pole isegi mõtet nagu alustada, kui ma tean, et näiteks mul ei ole paberid ja pliiatsid seal kõrval, et mingil hetkel, eks ole, üks asi on see, et meil on vaja mingeid emotsiooni ja kuidas aju talletub, eks ole, aga see nii-öelda justkui nagu see filter või see mehhanism, kuidas ta toimib, seda ikkagi human design räägib nagu väga hästi ja ma võin ka nagu väga emotsionaalselt midagi kuulata ja vaadata, aga ma täna lihtsalt tean, et see on aja raiskamine, kui ma lähen kuskile konverentsile lihtsalt niisama kuulama, vaatama ja inspireeruma, ilma et mul näiteks ei ole mingisugust väljundit sellele, et minu jaoks lihtsalt on see aja raiskamine, mul tekib nii palju ideid, igasuguseid mõtteid ja siis ongi lihtsalt see, et see väsitab tegelikult mu aju üle, et ma pigem nagu lähen ka ikkagi konkreetse nagu fookusega, mingisuguse ideega ja ma võtan sealt enda jaoks mingisugused mõtted, ma panen kirja ja analüüsin need enda jaoks läbi. Kui mul seda nagu, kui mul ei ole seda võimalust seda teha, ma täna tean, et see on minu jaoks nii-öelda nagu tühi aja raiskamine. Ma lihtsalt ma ei saanud sellest vanasti nagu aru, et kuidas minu jaoks see nagu ei toimi, aga täna on see, et see on, kui me oleme nagu väga süvitsi läinud, eks ole, et siis ma saan nagu täpselt aru, et pole mõtet seda ragistada, vastupidi, eks ole, et seda ei saa kuidagi nagu harjumusega ümber kujundada. Täpselt, ja mul on täpselt sama. Nii et selle noolekesega vasakule aktiivne, graafikud, konkreetsed enda sellised nagu strateegiad, info läbitöötamine, super, struktuur, super, ja kui see on paremale, passiivne, vastuvõtmine, mööda minnes, tajumine ja siin ei ole vaja võib-olla nagu nii palju seda struktuuri paika panna, vaid lihtsalt see ongi, sa korjad infot üle, aga vastupidiselt sul võib-olla ei jää mingid struktuursed asjad meelde, nagu näiteks kuidas teha copy-paste'i. Või võtta, et sul oli täna hommikus sellest nõustamisest see informatsioon, et kui inimene, et kui sa küsid tema käest, eks ole, pärast nõustamist nagu 3, kui tal olid vaata kõik paremale, on ju, kui sa küsid tema käest nagu, ütle mulle 3 asja, mida sa õppisid, siis ta on nagu, tal ei ole struktuuri, aga kui sa küsid tema käest, et mis tundega sa siit ära lähed, mis tajuga sa siit ära lähed ja siis tuleb, eks ole, inimene on võimeline jagama. Just. Aga ma mõtlen, et siuke tunne, et räägime nendest mõni teine korda, et muidu ongi, igal noolel on, eks ole, enda tähendus, et see pool keskendubki rohkem sinu ajule, füüsilisele ajule ja see on rohkem sinu mõtted, kuidas su mõistus töötab, et inglise keeles sõna mind, et nad on natukene erineva sellise varjundiga. Aga siin tõesti saab sügavuti minna ja saab täpselt aru saada, et kuidas siis lõppkokkuvõttes, kuidas efektiivsemalt teha niimoodi, et sinul on mõnus ja mugav ja ei teki seda, aju ei ole ülekoormatud, eks ole. Jah, et eriti, et kui teil on lapsed, kes käivad koolis ja kui te näete, et vajaks võib-olla nagu mingit abi või tutkimist, eks ole, seal, et siis kindlasti me soovitame seda individuaalset nõustamist, kus on võimalik nagu väga spetsiifiliselt ongi võtta nagu tund aega ja vaadata seda, milline on see ideaalne viis, kuidas näiteks ongi, kui see, loomulikult kui sa ka ise tahad, aga et kuidas mu lapsel on kõige ideaalsem viis õppida, saad nagu suunata ja aidata seda
et see on nagu nii palju ressurssi hoiab kokku ja ongi see, et inimesed kui vahel öeldakse inimesed, et mingid on kas rumalad või mingid on need tuupurid ja targad ja mingid nohikud, eks ole, et tegelikult kõikidel on see nagu potentsiaal omandada ja õppida, et aga lihtsalt, et kuidas kui sa tead, et kuidas nii-öelda nagu sinu manuaal toimib, et võtamegi niimoodi, et üks on Apple ja teine on Android, et seal on teatud teised nagu väiksed nüansid, et kuidas üks saab lihtsamini ja kergemini, et ei peaks lihtsalt nii palju nagu vaeva nägema ja ka seal tegelikult, kui sa naudid õppimist, siis sul on nagu lihtsam oma andeid ja oskusi nagu arendada, sul on rohkem julgust, rohkem enesekindlust, eks ole, et kui ma tean, et ma ei ole nagu mingis vallas lihtsalt rumal, näiteks nagu muusikas, eks ole, lihtsalt ka, et mu elukaaslane on 8 aastat, me oleme koos olnud, ta on muusik, ta mulle kogu aeg jagab kõiki asju nagu muusikalisi rütme, nüansse ja kui ma sellesse nagu ei süvene, siis ma täna tean, et mitte see, et ma oleks nagu rumal selles vallas või et mul ei oleks muusikalist kuulmist, vaid lihtsalt seda, et kui mul ei ole seda fookust, siis see ei hakkagi mulle külge. Et ma ei ole selles mõttes rumal, aga ma tean, et kui ma võtaksin selle fookuse, kui mul oleks eesmärk mingisugune instrument nagu ära õppida, siis ma täna tean, kuidas ma pean sellega nagu tööd tegema, aga ma olen nagu tänaseks nii-öelda nagu andnud alla selles osas, et ma tean, et mul ei hakka lihtsalt keskkonnas olles lihtsalt nii-öelda nagu lõdvestunult, mul ei hakka asjad külge. Oskused ei hakka külge. Ja see ongi täpselt, see on see hea teada, mis on sinu tugevused ja kuidas siis enda seda kognitiivset potentsiaali tegelikult ka tööle panna ja kasutada ja maksimaliseerida, et me kõik nagu on ju, sain on individualiseerimise teadused, me kõik oleme erinevad ja kõigil on oma erinevad anded ja võimekused. Nii et ükskõik, mida sa sellel sügisel hakkad õppima või ka tulevikus, et see on kindlasti midagi sellist, mida kuklas hoida, et vaadata, kui hakkad tõsiselt midagi õppima või kui sa tahad tõeliselt mingeid oskusi omandada, et kuidas seda teha endale kõige loomulikumalt ja meeldivamalt, et see oleks tore protsess. Ja, nii et nautige uut õppeaastat, septembrit ja ootame teid väga siis enda lugemistele, koolitustele ja võite kommenteerida, kas midagi põnevat jäi kõrvu, tundsite end kuskil ära, et me oleme väga rõõmsad alati tagasiside ja teie mõtete eest. Nii et aitäh! Järgmise esmaspäevani. Tšau!